Juba septembris lähevad Eesti ägedad saunameistrid võistlema Eesti eest ja kuhu loomulikult Saksamaale, sest toimuvad Aufgussi maailmameistrivõistlused. Mis on Aufguss ja mis võistlustest me siis nüüd räägime? No kes siis ikka seda paremini teab kui mitte Margit Kurn, kes on siis elamuspaa juht. Tere, Margit! Tere, Krista! Nii, aeg on käes, nad lähevad, meie saunameistrid lähevad esinema maailmameistrivõistlustele. Tegemist on Aufgussiga, enne kui me räägime võistlustest. Kui on siin maailmas keegi veel, kes ei tea, mis on Aufguss, siis teeme selle selgeks. Esialgselt näeb see välja nii, et 100 õnnelikku inimest istuvad ühes saunas, aga ei, see on palju midagi enamat. Mis on Aufguss? Jah, Aufguss on siis saunakultuuris, tähendab vee valamist kerisele ja sellel veel on siis kindlasti sees kas siis erinevaid aroome, taimetõmmiseid ja siis nii-öelda see leil, mis siis tekib kerisekividelt, see siis suunatakse kasutades suuri rätikuid külalisteni. Ehk siis saunameister valab vee kerisele ja siis võtab rätiku ja elegantsete liigutustega viib siis need aroomid ja leili külalisteni. See on siis Aufguss. Ja elamuspaa siis elamuspaa saunameistreid osalevad siis Aufgussi maailmameistrivõistlustel 3. korda. Et me saime Aufgussi organisatsiooni liikmeks 4 aastat tagasi. Ja igal aastal on siis meie kohalikel elamuspaas toimuvatel Eesti meistrivõistlustel saunameistrite punktid olnud nii kõrgel kohal, et nad on kõik pääsenud siis, kes siis esikoha on saanud, on siis pääsenud otse maailma meistrivõistlustele ja sellel aastal läheb siis Noora-Katreen Harik sooloetendusena ja Timofei Tihomirov koos siis Noora-Katreen Harikuga ka duona. See on põnev ja muideks need saunameistrite, need show'd on ju kogu aeg võimalik ka tulla siia kaema, kes ei ole käinud, võtke see tee ette, võtke sõbrad kaasa, sest see on küll saun, kuhu mahub kas või head 100 sõpra. Ja tulge vaadake neid etendusi, millega siis maailma vallutatakse. Aga nüüd teeme niimoodi, et 3 aastat on käidud, aga eestlane ei ole ju veel võitu koju toonud, eestlane tahab ju kohe võita. Mis on jäänud puudu või mis on see, mille nimel veel rohkem peab tööd tegema? Tegelikult see Aufgussi maailm on meeletult sügav, et kui meie pealtvaatajatena seal saunas vaatame, et mis seal siis on, et valame kerisele leili, mõned aroomitilgad sinna, võtame rätiku kätte, siis tegelikult on see väga detailne ja tehniline ja nii nagu ma ütlesin, siis meie oleme alles olnud 3 aastat selles maailmas võistlemas, aga tegelikult on neid võistluseid korraldatud 12 aastat juba ja võistlusel osaleb siis nüüd, kui 13–20 toimuvad Saksamaal võistlused, siis seal osaleb üle 20 riigi parimad saunameistrid ja kokku on 140 saunameistrit, 140–160 saunameistrit. Et see, kuidas seal nüüd esikohale saada, tähendabki siis hästi pikka harjutamist, tohutut tehnika lihvimist, aga nii nagu Aufgussi president Lasse Erikson on juba öelnud, siis tegelikult selle 3 aastaga on Eesti tohutult kõrgele tasemele arenenud ja meie saunameistrid on tegelikult nagu tippude tipud, aga kui sul on 140 tippu koos üle maailma, siis sealt nii-öelda selleks pärliks tulla, siis seal on veel mingid nüansse. Aga vaatame, kuidas see aasta läheb. Igatahes tuleb neile pöialt hoida, aga mina olen käinud väga mitmel sellel etendusel, sest tõesti tegemist on saunas toimuva ägeda etendusega. Ja üks asi, mida sa tõesti näed seal, on see eriti virtuoosne rätiku loopimine, kõik need trikid ja nipid. Aga kas meie nendel saunameistritel õpetatakse ka mingisugust näitlejameisterlikkust? Kuidas need lood üldse tekivad? Kes on seal taga, kas nad harjutavad ka mingid show-elemente, et kui palju see on veel lisaks sellele, et ta peab oskama neid detailselt õpitud trikke? Seal on hästi palju erinevaid asju. Meie kaasame oma saunaetenduste loomiseks lavastajat Villiko Kruuse. Villiko tegeleb erinevate telesaadetega ja ta on imeline lavastaja, kes siis ongi aidanud ka meie saunameistritel nende enda peas tekkinud lood muuta siis sellisteks atraktiivseteks saunaetendusteks. Siis me oleme kasutanud erinevaid näitlejaid, kes siis on õpetanud või andnud nii-öelda nippe ja trikke meie saunameistritele, sest tegelikult on ju tegemist täiesti tavaliste inimestega, kes on kunagi tulnud meie juurde, nad on suure saunaarmastusega ja nad on tahtnud saada saunameistriteks. Ehk siis see õpe on toimunud meil koha peal ja loomulikult selle jaoks, et nad oleksid professionaalsed, kaasame me iga aasta hästi palju ka rahvusvahelisi
rahvusvahelisi saunameistreid, kes on juba täna maailma nagu tipud, nad on võitnud esikohtasid, siis alati tuleb õppida tippudelt ja nii nagu ka see aasta, kui nüüd võistlused saavad läbi, siis meil juba on novembris, detsembris, jaanuaris, veebruaris siia lendamas maailma tippsaunameistrid, kes siis hakkavad jällegi nii-öelda õpetama ja koolitama. Nii et ainult õppimine ja praktiseerimine on see, mis siis aitab paremaks saada. See žürii on alati rahvusvaheline, see paneel on väga range, olen ka korduvalt nendega isiklikult rääkinud, siis on nad kõik toredad inimesed, aga siis, kui toimub etendus, on seal väga ranged reeglid, mida nad siis täpsemalt vaatavad. Ma tean, et nad teevad mingi klikke, nad on väga nagu ütleme, täiesti nagu paigas seal vaatavad, mis toimub, aga mida nad vaatavad? Aufgussi saunaetenduse pikkus on 15 minutit, et kui sa ütlesid, nad teevad seal klikke, siis nad sellega nii-öelda panevad endale märkmeid ja nad vaatavad ka, et kõik oleks õiges ajavahemikus. Et Aufgussi saunaetendus kestab siis 15 minutit, mille raames siis saunameister peab viima arusaadavalt külalisteni ühe loo. Ja seal loos ta kasutab erinevaid aroome, kostüüme, valgus, ekraanilahendusi ja siis teeb erinevaid käteretitrikke. Ja kohtunikud ongi siis alati rahvusvahelised ja nad hindavad 7 erinevat punkti. Ja nende sees, mõned punktid toon välja, ongi see, et puhtust, et seal on omad detailid, et kui saunameister lööb kulbiga näiteks jääpallikese peale, et see läheks kivide peal laiali, siis ta peab momentaalselt puhastama selle kulbi ära, et kui ta kasutab kulpi järgmine kord, siis ei puutu samad aroom teise aroomiga kokku. Siis on oluline saunameistrite enda puhtus, ehk nad peavad enda higi pühkima, siis nad peavad olema pidevalt kontaktis publikuga, publikut jälgima, siis nad peavad pidevalt temperatuuri kasvatama, aroomid peavad kokku minema nende lugudega. Ehk siis see, kui meie näeme, tundub nii lihtne, siis see nii-öelda ettevalmistuspool on seal taga nii sügav ja nii põhjalik ja nii töömahukas, et seda teekonda on hästi-hästi põnev olnud jälgida. Nii tublid ja nad on tegelikult, ma olen näinud nende seda sära silmis ja teie need elamusspa saunameistrid, nad armastavad oma tööd ja nad tahavad näidata ennast kõige paremast küljes ja esindada uhkelt Eestist. Kui nad nüüd lähevad, väga suur osa ju sellest Aufgussi, sellest etendust on need aroomid. Kas meie võitjad sellel aastal viivad kaasa ka mingid Eesti lõhnasid, Eesti aroome, mis tooksid selle Eesti nii-öelda maailmakaardile? Täna minu teada nad ei kasuta nüüd Eesti aroome, näiteks meie saunameister Ivan Hudik, tema käis Herbal Baltic Cupil ja see on siis nüüd saunameistrite võistlus, kus siis kasutataksegi iga riigi oma kodumaiseid taimi, puid, et see on nii-öelda, kus siis Ivan võitiski seal esikoha ja tema tegi seal oma rituaali Viru raba teemal. Et siis neid saunameistrite võistluseid on täna nagu maailmas hästi palju erinevaid ja meie saunameistrid on nii tublid, et nad kõik käivadki erinevatel võistlustel ja nüüd, kui nad Aufgussi võistlustel võistlevad, siis Noora-Katreen Hariku etendus räägibki 7. surmapatust ja siis kava, mida nad teevad koos Timofei Tihhomiroviga, see siis räägib ühest kohtingu äpist ja kuidas siis nii-öelda kahel inimesel on erinevad mõtted kohtingu äpis olemiseks. Et sellised väga-väga huvitavad etteasted on. Väga sügavad teemad. Ja selle juures kasutatakse, kui ongi armastuse teema, siis seal kasutatakse armastuse aroome, nii et vastavalt igale loole lisatakse sinna juurde ka siis õiged aroomid. See on väga põnev. Teadus, keemia. Mis teil veel põnevat ees on? Me ise kõik armastame sauna, me armastame seda, mida me siin teeme, spa-keskkonda, külaliste võõrustamist ja selle jaoks, et külalised oleksid rahul ja neil oleks ka üllatusmomente, siis arendamegi oma saunateenuseid, et septembrist alates on uuesti meil privaatsed või personaalsed vihtlemised ja need on ka siis nii erinevate vihtadega, erinevate koorimistega, et me näeme täna, et inimesed armastavad sauna ja sellist personaalset lähenemist üha rohkem, ehk siis tulevad ka personaalsed saunateenused ja loomulikult elamusspa kaubamärk on Eestis juba nii tuntud, et plaan on ka see kaubamärk viia teistesse riikidesse, nii et sihid on meil kõrged. Aitäh sulle! Aitäh, Krista!